Kõike, mida mina ütlen või räägin ma iseenda kohta. Ja kui ma olen avastanud mingi tõe enda jaoks ja hakkan seda kangesti korrutama, siis võib arvata, et sisemuses ma kardan, mul on hirm, et see ei ole tulemusrikas minu jaoks. Huvitav. Kui ma näiteks toonitan, et mina olen Jumal, siis ma toonitan seda iseenda jaoks. Ma toonitan seda selleks, et sisendada endale, et ma ikkagi olen Jumal. Järelikult mul on sisemuses ikkagi hirm, et võib-olla ma ei ole Jumal. Mis siis Jeesus ütles? Jeesus ütles, et mina olen Isaga üks. Aga ta ei öelnud igal pool, et mina olen Jumal, vaid selle pidid ise järeldama. Sest tema ei pidanud oma olemist toonitama. Temal ei olnud mingit kahtlust, et ta on keegi teine. On palju selliseid ütlemisi minu elus, kus ma olen öelnud, et mina olen see ja mina olen too. Või et selline tõde, mis ma nüüd sain, on nüüd jah ja aamen. Toonitan seda tõde, seostan ennast selle tõega. Aga milleks? Ma teen seda teiste jaoks, et teised teaksid, kes ma olen. Tegelikult ma ütlen seda endale, et kinnitada ennast. Nii huvitav. Inimene, kes on leidnud oma tõe, sa ei peagi seda nii väga toonitama. Ma ei pea seda korrutama teistele, kes mina olen, vaid minu olemine ise näitab, kes ma olen. Selline inimene ei ole hirmu täis. Tal ei ole alateadvuses hirmu. Näiteks, kui kaks inimest koos elavad, siis nad tahavad nagu toonitada, et meie oleme ikka üks. Me oleme koos ja jäämegi igavesti kokku. Ja igal pool, kus üks välja astub, seal tuleb ka teine ta kõrvale ja toonitab, et meie oleme üks. Aga mis asi see on? See on jälle hirm, et äkki me ikkagi ei ole ühel päeval üks. Ei ole vaja mitte ühtki asja kinnitada teistele, vaid see on sinu enda kinnitus, sinu olemine, sinu vaba olemine teise inimesega. Sul ei ole vaja klammerduda teise inimese külge selle ütlemisega, et meie oleme nüüd üks. Olen tähele pannud sellist asja, et kui ma suhtlen näiteks Skype'is mõne inimesega ja isiklikult temaga, siis järsku kargab tema asemel hoopis tema elukaaslane sinna rääkima minuga. Ja vahel mul on selline tunne, et ma ei taha selle inimesega rääkida, sest ma kunagi ei tea, kes mulle vastab. Mõtlesin selle üle, et miks mul on selline tunne, miks ta on tekkinud selline vastumeelsus. Aga see on sellepärast, et minu süda ei võta seda vastu, sellist vaba olemist, mis toonitab, et meie oleme üks ja mina nüüd vastan oma teise poole eest, võtan selle osa enda peale. Kas pole huvitav, kui selliseid väikseid asju tähele paned, siis avastad, et mis on ikkagi meie käitumise põhjus. Põhjus on ikka hirm kaotada see
olukord, hirm kaotada inimene enda kõrvalt. Hirm võib-olla isegi kaotada kontroll teise inimese üle. Kuigi sa ei arva, et sa kontrollid teist, siiski alateaduses sa teed seda. Jah, ma mäletan, kuidas minu abikaasa suhtles internetis, reitis. Ja minul oli tohutu viha ja paanika ja ärrituvus sellest. Ja ma läksin ja uurisin ta kirjad kõik läbi ja kui ma siis avastasin, et ta seal räägib nii ilusaid sõnu teistele, siis ma läksin eriti marru. Aga siis, kui ma sain teada, mis on tingimusteta armastus, kui mulle see avanes, kui ma võtsin teist inimest kui sõpra ja lubasin tal vabalt tegutseda nii, nagu tema tahab, siis olukord täiesti muutus. Tema võis täiesti rahulikult suhelda, kellega tema tahtis, kaua tema tahtis. Mind see absoluutselt ei ärritanud, sest ma mõtlesin, et kui ta seda südames tahab, las ta seda teeb. Sest kui ta on õnnelik, siis on ka mina õnnelik. See oli nii huvitav, et mind see üldse ei ärritanud. Ja niimoodi tema siis suhtles ja kui ta siis sealt arvuti tagant ära tuli, siis rääkisime me omavahel ja tema avanes minule täiesti uuel moel. Ta rääkis oma mõtetest mulle, mida ta varem kunagi polnud teinud. Oli tekkinud selline sõbralik suhtlemine, usaldus üksteise vastu, mida meil ei olnud ennem koos olles. Meil oli hirm üksteist kaotada, hirm, et teine lipsab minema ja hirm selle kurbuse ees, mis siis saab, kui teine ära läheb. See on nii huvitav. Klammerdumine, kontroll. Sisemised hirmud on ikka sellised, mida me üldse ei teadvusta. Me ei saa neid teadvustada, ainult vaim võib sinule ilmutada asju. Sinu kõrgem mina ilmutab sulle, avab su silmad järsku, et sa oled teise inimese mangi pannud oma mõtetega. Sisemise hirmu tõttu hoiad sa teda kinni. Aga kui sul on tingimusteta armastus, sul ei ole mingit hirmu. Sa lihtsalt oled, sa suhtled, sa elad teise kõrval ja sul ei ole vaja korrutada. Mina olen sinu naine, mina olen või mina olen su mees. Sul ei vaja, sa ei vaja seda turgutust endale, seda tabletti, seda ütlemist, eriti veel teistele toonitada, vaid see on koostöö. See on kahe inimese vaba koostöö ja kui teine leiab, et sellega on nüüd kõik, siis ei pea ka mina hirmu tundma, et äkki ühel päeval ta lihtsalt leiab mingi muu väljundi. Tingimusteta armastus ei karda kunagi teist kaotada, sest teine inimene ei ole tema jaoks kunagi kadunud, vaid tingimusteta armastus armastab lihtsalt teist inimest. Nii, et laseb tal täiesti vabalt elada ja olla oma kõrval, nautida seda koos olemist. See on huvitav mõtteviis mul. Vahetevahel Jumala vaim või kõrgem mina ilmutab mulle tingimusteta armastust. Niisiis pole vaja toonitada, kes ma olen, vaid olla lihtsalt ilma mingi hirmuta see, kes ma olen.